Maa. Ainus päikese ümber tiirlev planeet, millel on mandrid, ookeanid, laamade tektoonika. Ja ainus atmosfääriga planeet, mis on toetanud miljardeid aastaid elu. Kuidas sinine planeet selliseks kujunes? Millest on sugenenud jõud ja vägivald, mis võib lõhestada ühe hetkega kaljupanku, mis pilbastab hooneid ja saadab hiidlaineid kaldale sööstma, mis paiskab välja laavameresid ja võimsaid tuhapilvi. Maakera on pakkunud hiljuti rohkesti kõmulisi uudiseid. Ja inimesed küsivad, kas sinine planeet on jõudnud võimsate geoloogiliste vapustuste perioodi. Nüüd on teadlastel uusi vastuseid küsimustele, mis puudutavad meie kodu, 3. planeeti päikesest. See on lugu, mida poleks me saanud veel mõne aastakümne eest jutustada. Ligikaudu 10 miljardit aastat pärast seda, kui suur pauk sigitas universumi, hakkas kujunema meie päikesesüsteem. Teadlased on välja arvutanud, et see toimus 4,567 miljardit aastat tagasi. Ning samal ajal omandas kuju ka Maa. A long time ago, about 4.5 billion years ago, the Earth formed from this nebula around the sun in the center, and this nebula swirling around, and the bits of the nebula accreting, that is sticking together and colliding with each other, and it was a very turbulent time. And the Earth gradually came together, and as it became more massive, the gravitational force became larger and it could attract more of these small pieces. And the Earth grew and grew. Kulus ligi 100 miljonit aastat, kuni Maa omandas oma praeguse suuruse. Kuid enne seda elas meie planeet läbi oma ajaloo suurima ja kõige dramaatilisema sündmuse. So after the early Earth formed, probably tens of millions of years afterwards, you had a Mars-sized object that actually hit the Earth. See hiidplanetoid on nimetatud Heiaks. The Mars-sized impactor hit the Earth, and it spewed off a lot of the material from the Earth, and part of that formed the moon that we now have. And also we generated a lot of heat from this impact. And so it might have remelted a lot of the early Earth. Teadlased on alles hiljuti selle võimsa kokkupõrke jälile jõudnud, uurides kuult kogutud kivimeid. Tuleb välja, et kuu kivimid on koostiselt maakivimitega väga sarnased. Pärast kokkupõrget sai kuust meie kaaslane ja Maa oli sulanud tulekera. And so the early Earth was like this molten mess that must have looked like maybe one giant volcano or lava lake. It slowly solidified and formed this outer crust that is where we stand today. Maakoore kujunedes vaibusid ka suuremad kokkupõrked ja pommitused, kuid meteoriite langeb Maale tänase päevani. We start with some breaking news this hour. People in the Urals in Russia have seen burning objects raining down from the sky after a meteorite exploded above the Earth, causing a meteor shower. Eyewitnesses reported several blasts. Hoolimata vapustusest, mille meteoriidisõdu võib kaasa tuua, on meteoriidid suure väärtusega teadlastele, kes uurivad Maa kujunemise aega. Neid on kogutud ja uuritud kogu maailmas. Kuid parim paik nende kivitulnukate leidmiseks on maakera üks ebamaisemaid paiku. Antarktika. Kesk-Antarktika jääkilbi libedatel sinise jääavarustel on lakkamatud tuuled sinna puhtaks rookinud ja paljastanud meteoriite, mis on lebanud seal keskelt läbi 20 000 aastat. Või vahel ka miljoneid aastaid, enne kui teadlastel on avanenud võimalus neid märgata ja koguda.
Üks meteoriiditüüpe nimetusega kondriit sisaldab samu põhielemente, mis moodustavad ka päikese ja planeedid ning kõneleb meile palju sellest, kust me tulime ja millal. Et teada saada, kui vanad on meteoriidid ja ühtlasi ka maa, kasutavad teadlased nende radioaktiivsete omaduste mõõtmiseks täppisinstrumente. Kuid miks peavad teadlased tuginema maakera vanuse teadasaamiseks meteoriitidele? Miks nad ei uuri lihtsalt vanimaid kivimeid, mis on kujunenud otse meie planeedil? From the Earth's formation around 4.6 billion years ago up to about 3.8 billion years ago is an era called the Hadean, when the Earth was undergoing heavy bombardment, and there's virtually no rock record from that period of time at all on the Earth remaining today. Hadaikumi ajastu on saanud nime Kreeka allmaailma jumala Hadese järgi ja selles põrgus ei jäänud midagi püsima või siiski jäi. See on olnud sadade miljonite aastate pikkune puuduv lüli maakera kujunemise ja selle vanimate kivimite vahel, nagu need Austraalias leitud 3,6 miljardi aasta vanused kivimid. Ent läbimurre nende analüüsimisel avas lõpuks ka akna Hadaikumi ajastusse. Interestingly, we do have some materials from that time. They're small zircon grains, 4.4 billion years or so of age. Tsirkoon on vanim mainematerjal, mida planeedilt on leitud. Ent tsirkooni sisaldavaid kivimeid, mis on miljardid aastad vanad, on avastatud vaid käputäies paikades nagu Antarktika. Ülejäänu on põrmustunud. Uurides neid haruldasi jäänukeid maakera varasest ajast on teadlased leidnud hämmastusega tõendeid, et maal kujunes juba varakult iseloomulik nähtus, mida ühelgi teisel päikesesüsteemi planeedil ei esine. Laamtektoonika. Plate tectonics has been around on Earth from the early days, at least 2.5–3 billion years ago, so more than 3/4 of the life of the planet. Ka Marsil oleks laamtektoonika peaaegu välja kujunenud, kuid see ei õnnestunud. Mars is smaller than Earth, it cooled faster. It may well have had a style of plate tectonics early in its history, but it clearly does not today. Ka maa sõsarplaneediks peetud Veenusel puudub maakerale iseloomulik laamtektoonika. Venus doesn't have plate tectonics in the style that we recognize with very clear linear boundaries between rigid plates, perhaps because there's no water on the surface of Venus. Vedelvesi on sinise planeedi pinna silmatorkav ja iseloomulik tunnus ning teadlased on avastanud, et see aine on võti, mis pani maa varase koore pidevalt liikuma. One of the reasons we have plate tectonics, which we don't see on any other planets, is that we have a lot of water on the Earth. So we have water not only in the oceans, but there's approximately an ocean's worth of water locked up in the rocks in, say, the upper 100 kilometers of the Earth. When you put water into a rock, it makes the rock weaker by maybe a factor of 100 than it would be without the water. Weaker rocks make for plate tectonics because you have to have plate boundaries where rocks either slide by each other or one goes down underneath the other. So unless you have rocks that are weak enough to be able to slide past each other, you're not going to have plate tectonics. Ent kust tuli sinise planeedi suur hulk vedelat vett? In the early history of the Earth, when there was a lot of volcanism going on, volcanoes actually brought gases up that created the early atmosphere. And magma has water in the form of vapor that they can bring up.
Jäised meteoriidid ja komeedid olid teiseks tõenäoliseks allikaks, mis küllastasid maakoore veega ja panid selle liikuma. Kui laamtektoonika oli kord alguse saanud, ei peatunud see enam kunagi. See on mõjutanud kõike, mis on maakera pinnal teoks saanud, sealhulgas elu. The oxygen, the minerals, everything we get comes from the interior of the earth. We all have internally within us a whole suite of minerals and things that we're from the earth. Essentially, that's where we our chemical makeup is from the earth. And if you had no way of getting that outside of the earth, then essentially you have a dead planet. Laamtektoonika on tunnistatud elu sama oluliseks komponendiks kui vesi. See on olnud tähtis algteadmine teadlastele, kes on uurinud maa-iidseid kivimeid. Ent kui tingimused eluks olid olemas juba maakera iidsete kivimite tekkimisel miljardeid aastaid tagasi, pole siis võimalik, et elu tekkis juba maakera kujunemise varasel koidikul. Otsingud olid alanud. Osa teadlasi võttis luubi alla 3,5 miljardit aastat vanad kivimid Lääne-Austraalia sisemaal. Amazingly, it turns out that fairly soon after, people started discovering some potential signs of life in those rocks. And one of the major discoveries was structures called stromatolites. Stromatoliidid on kummalised kivimoodustised, mille on ehitanud tsüanobakterite ehk sinivetikate kolooniad. Nad on praegu maakeral üliharuldased, kasvades vaid mõnes paigas, nagu Bacalari laguun Mehhikos. Kuid nad olid esimesed maale ilmunud eluvormid, kellest kasvasid välja kõik teised, sealhulgas inimsugu. Tõsi küll, see võttis aega. Stromatolites dominate the first 3 billion years of the history of life on Earth. From 3.5 billion years ago to up to about 500 million years ago, the fossil record consists almost entirely of stromatolites. Stromatoliidid tekkisid ookeanides ja järvedes. Sellest perioodist pole leitud maismaa eluvormide fossiile. Kas see tähendab, et maakera ajaloo esimesel 3 miljardil aastal polnudki mandreid? Selle mõistatuse kohta on andnud taas vihjeid iidsed kivimid. We don't know for sure when plate tectonics started, but we do know for sure when we first had continents. We have intact areas that we can go and map in that go back as far as 4 billion years. That's nearly 90% of the age of the Earth. So we're quite sure about the fact that we had continents back that far. Keegi ei tea, kuidas mandrid 4 miljardit aastat tagasi välja nägid. Või miks me lõpetasime 7 kontinendiga, mis paiknevad tosinal suurel laamal ja paljudel mikrolaamadel nende vahel. Kuid teadlasi on painanud aastaid küsimus, mis oli algne jõud, mis laamad liikuma pani. Oli 2 võistlevat jõudu. Esimene avastati mereuurimislaevadel, mis kaardistasid aastakümneid tagasi merepõhja. Teadlased avastasid, et merepõhi lõheneb keset ookeani piki veealusid mäestikke, mida nimetatakse ookeani keskahelikaks. Alla saadetud sukelaparaadid tõid üles pilte kuumade gaaside plahvatustest riftivööndites. Üles kerkis magmat ja arvati, et just see surub ookeanilaamu laiali. Laamtektoonika võti oli lõpuks leitud. Või kas ikka oli? Seismilised eksperimendid maa süvakoores ja vahevöös muutsid teadlaste arvamust. Avastati veel üks jõud. Seal, kus laamad põrkavad kokku otse nagu Ecuadori Andide mägedes, arvati ühte laama sukelduvat teise alla.
seda hakati nimetama subduktsioonivööndiks. Sukelduv laam näis ülejäänud laama kaasa vedavat, pannes kogu laama liikuma. Puhkes tuline debatt, kumb jõud on laamtektoonikas olulisem? Kas kerkiva magma surve või subduktsioonivööndite tõmme? Nüüd näib olevat võitja selgunud. When people first recognized mid-ocean ridge spreading as the key to understanding plate tectonics, the view was that the magma, the mantle, rose up in the center and forced the plates apart. But that view has changed over the years and has largely been replaced by the view that it's the pull of the subduction slab that matters most. Bob, can you please hand me the PVC pipe, please? Sure. Teadlased uurisid sukeldumist lähemalt ja avastasid selle käigus uusi geoloogilisi imesid. Esiteks näitasid subduktsioonivööndite seismilised uuringud, et ookeanilised laamad on mandriliste laamadega võrreldes väga õhukesed. Merepõhi on 5–10 kilomeetrit paks, kuid mandrid keskmiselt 50 kilomeetrit paksud, võides paisuda suurte mäestike all 80 kilomeetri paksuseks. See on tähtis tegur, mis mõjutab eriti subduktsioonivööndites laamade käitumist. Laamade sukeldumisvööndites mandritel on kerkinud üles maakera kõrgeimaid mäed. Himaalaja Aasias, Alpid Euroopas ja Andid Lõuna-Ameerikas. Need kõik on kerkinud sukeldumisest. Kuid sukeldumine võib tuua pinnal kaasa ka kaose. Seismoloogilise võrgustiku paranemisega kogu maailmas sai selgeks, et sukeldumine on ka planeedi kõige tugevamate maavärinate peasüüdlane. First, the earthquake itself. A grocery store in the capital at the moment of impact. Tohoku maavärin aastal 2011 oli Jaapanis kõigi aegade võimsaim, magnituudiga 9. See toimus seal, kus Vaikse ookeani laam sukeldub Põhja-Ameerika laama serva alla. Where subduction is occurring, you see a very well-defined zone of earthquakes, essentially between the downgoing oceanic crust and the continental crust. And it forms a line of earthquakes where these two crusts are in contact with each other and slipping past each other. Subduktsiooni maavärinad võivad oma läheduse tõttu rannikule kaasa tuua ka laastavaid hiidlaineid. Selle vapustavateks näideteks on maavärinad Jaapanis ja 2004. aastal India ookeanis Sumatra saare lähistel. Maavärinad ja tsunamid pole ainsad subduktsiooni vallandatud nähtused. Sukeldumine loob ka vulkaane, mis võivad olla samuti suured ja ohtlikud. Volcanoes in the subduction zones are formed by magmas that are more silicic or more viscous, and they're much more explosive. So those are the volcanoes that can really be dangerous and really create trouble. Maakera subduktsioonivulkaanid on kurikuulsad. Tungaraua Ecuadoris, Vesuv Itaalias, Asama Jaapanis ja St. Helens USAs. Kõik on tuntud võimsate ja laastavate pursete poolest. Nad kerkivad ka väga kõrgeks. See on merepinnast 6300 meetri kõrgusele sirutuv Chimborazo vulkaan Ecuadori Andides. Kui mõõta kõrgust maakoore keskelt vulkaani tipuni, on Chimborazo maakera kõrgeim mägi, mis küünitab rohkem kui 2 kilomeetrit päikesele lähemale kui Mount Everest.
See tuleb vulkaani asupaigast ekvaatoril, kus maakera on pöörlemisjõu toimel paisunud. Maateadlased on saanud hea ülevaate laamtektoonikat esile kutsuvatest jõududest nagu sukeldumine, kuid on jäänud ka vastamata küsimusi. Üks suuremaid on see, kuidas on laamtektoonika seotud protsessidega sügaval maakoore all. Mida sügavamale me vaatame, seda vähem teame, kuid uuemad uuringud on toonud päevavalgele üllatusi, mis on peidus planeedi keskmes. Tumble into cascading salt beds, escape from hissing steam caves. Behold the staggering underground ocean. You'll encounter breathtaking dangers beyond belief here at the center of the earth. Maakera sisemus on põhjustanud palju uudishimu ja metsikuid oletusi. Kõige selle keskmes asub maa tuum, mis avastati juhuslikult alles 140 aastat tagasi. A huge earthquake in the 1880s was the waves from that earthquake traveling through the Earth's core, bouncing off the Earth's core, were recognized as arriving at different times from the seismic waves that traveled through the outer layers of the Earth. And with that, the Earth's core was discovered. It took until the 1920s to recognize that the Earth had a solid inner core inside the fluid outer core. Maakera tuum, mis moodustab poole planeedi suurusest, on kummaline, sest koosneb üleni rauast. Kuid sisemine pool on tahke ja välimine pool vedel. The Earth's outer core is molten because it's very high temperature and its temperatures are above the melting temperature of this iron-rich material. But the Earth's inner core actually can be solid because we have even higher pressures. So we get to over 3 million atmospheres, so 3 million times the pressure at the surface of the planet. And at those high pressures, they cause the material to actually solidify. Meie ja kõigi teiste elusolendite õnneks on maa välistuum vedel, sest just see loob planeedile kaitsva magnetvälja. If we didn't have the Earth's magnetic field today, we probably couldn't have life on the surface of the planet. The sun's always throwing out all these particles at the planet, but then the Earth's magnetic field protects this nice protective coating that protects us from these damaging rays and high-energy particles. Maakera on oma magnetväljaga planeetide seas ainulaadne. Ka Marsil oli see algul olemas, kuid selle väike tuum jahtus ruttu maha. Magnetväli kadus ja ühes sellega ka võimaluse elu arenguks pinnal. Kuid seni pole maa magnetväljast selle tähtsusest hoolimata kuigi palju teada. Selgemaks on saanud see, mis toimub maa tuumas endas, sest teadlastel on õnnestunud lõpuks laboris taas luua tuuma äärmuslikud tingimused. 3 miljonit atmosfääri ja 6000 kraadid Celsiuse järgi, sama kuum kui päikese pind. So you have to reach millions of atmospheres and you have to reach thousands of degrees. So that's a very challenging technological problem. Okay, great. Looks good. So one way to reach the very high pressures and temperatures in the planet is to compress materials between the tips of 2 diamonds. And since diamond is the hardest material on the planet, you can generate very high pressures. And then at the same time, we can use lasers to heat the sample to reach the same conditions we think are inside the planet. Tuuma päikese kuumuse puhul on tähtis mõista, et see mõjutab kõike planeedi pinnal, 3000 kilomeetrit kõrgemal. Sinna jõudmiseks tuleb läbida 2 tahkete kivimite kihti. Esiteks kõige suurem kiht vahevöö ja seejärel maakoor, mis on vaid õhuke väliskate. Teadlased usuvad, et tuuma tohutu kuumus kütab vahevöö sedavõrd tuliseks, et see käitub nagu vedelik ja kerkib kuni maakooreni jõudmiseni. Osa kuumust ringleb siis piki koorealust, kuni sukelduvad laamad suunavad selle alla. See on hiiglaslik taaskasutustsükkel, mida tuntakse konvektsioonina.
Eksperimentide käigus on teadlased välja arvutanud, et kuumuse ringkäik tuumast maakooreni ja tagasi tuumani võtab 300 miljonit aastat. Seda kuumuse tsirkulatsiooni hoiab elus külmade raskete laamade vajumine kuuma vahevöösse ehk teisisõnu põhjustavad langevad laamad suure liikumise. We can track those slabs with tomography down at least into the middle mantle. And probably those slabs reach all the way to the core mantle boundary, and there's a slab graveyard that sits above the core. And so that slab graveyard may in turn help drive the convection cells in Earth's mantle, that in turn then reach up and drive the pattern of plate tectonics and the shifting plates at Earth's surface. Sukelduvad laamad ei aja vahevöös ringi üksnes kuumust, vaid on muutnud geoloogilise aja jooksul põhjalikult vahevöö koostist. The mantle is a very complicated mixture of things that have been stirred internally and things that have come up to the surface, been ocean floor for a while, and then taken back down. In the 4.5 billion year history of the Earth, the entire mantle has been circulated about once. Virtually nothing at the Earth's surface or in the interior is permanent. Things are changing all the time. Tuumast kerkiv kuumus ei ringle alati tagasi alla, vaid vabaneb vahel ka maistest ahelatest vulkaanipursete kujul. Maa on päikesesüsteemis vulkaaniliselt kaugelt kõige aktiivsem planeet. Vulkanism on looduse kõige vägivaldsem ja hukatuslikum jõud, kuid saatuse irooniana on see sügavalt vahevööst pärit jõud elu siginemise ja hoidmise allikas planeedi pinnal. Volcanoes have certainly influenced life on Earth. And that's not just when they have a big eruption and people die, but they also may have created life on Earth. In the last few decades, hydrothermal vents were discovered deep in the ocean, and minerals are coming out that can actually feed life around those vents. And a very surprising find was that life could exist at such depths in the ocean. Vulkaanid olid meie atmosfääri esimesed arhitektid, mis vallandasid vahevööst süsihappegaasi ja vee ning tõid nad pinnale. Suur hulk maakera aktiivseid vulkaane on koondunud Jaapanisse, kus on neid rohkem kui 100. Jaapani suurim vulkaan on Fuji, mis rutub 3800 meetri kõrgusele. See kaunis mäetipp on subduktsiooni vulkaan, kuid maakera vägevaimad vulkaanid on palju kordi suuremad. Need kuuluvad haruldasse vulkaanide klassi, mida tuntakse vahevöö pluumvulkaanidena, ning kõige suuremad neist paiknevad Hawaiil. Selles Vaikse ookeani paigas on pursanud laavat vähemalt 75 miljonit aastat. Sellest on kerkinud Mauna Loa, mis on mahult sinise planeedi suurim, kuid Mauna Loa pole päikesesüsteemi suurim vulkaan. The largest volcano in the solar system is Olympus Mons on Mars. It's about 26 kilometers high and around 600 kilometers across. Võrreldes Hawaii vulkaanidega on Olympus Mons igas mõttes palju suurem. Kuid miks on maised vulkaanid hoopis väiksemad? On Mars, there's no plate tectonics, so the same, let's say, hot spot can build up a volcano in the same location for very, very long periods of time. On the Earth, we can't have that situation because the plates are moving. So you get, for example, a hot spot like the one that formed the Hawaiian volcanoes, but the plate is moving over it. So it punches one volcano, but then the plate moves and the volcano moves somewhere else.
So on Earth, we don't really build those sizes of volcanoes. Allikas, mis maakera hiidvulkaane toidab, arvatakse olevat kitsas kuumade kivimite silinder, mis ulatub sügavale vahevöösse. Kui sügavale selle üle veel vaieldakse, kuid Hawaii aheliku hiljutised seismilised uuringud näitasid esimest korda, et kuum pluum ulatub poolele teele maakera tuumani. Puursüdamikega üles toodud laava keemilise analüüsi põhjal küünib pluum veelgi sügavamale, lausa tuuma endasse. Seega on planeedi kõige sügavam sisu pinna geoloogilise aktiivsusega otseselt seotud. Nende süvajõududeta poleks saanud ka elu planeedil kanda kinnitada. Ent elu vohamiseks ja arenemiseks, arvututeks imelisteks vormideks oli vaja veel midagi. Väga stabiilset ja täpselt häälestatud kliimat. Suurema osa maakera eksistentsi jooksul on pinnatemperatuur kõikunud harva. Miks see nii on suur mõistatus. Üleilmne keskmine temperatuur on õhus 15 kraadi. Kui see oleks vaid 10 kraadi kõrgem, sulaks pooluste jää. Kui 10 kraadi madalam, külmuks kogu maailm. Teised planeedid on elukõlblikkuse poolest kaugel. Veenusel, mille süsihappegaasi sisaldus atmosfääris on maa omast 200 000 korda kõrgem, küünivad temperatuurid 500 kraadini Celsiuse järgi. Mars, mis on oma atmosfäärist ja magnetkilbist ammu lagedaks tehtud, on oma keskmise temperatuuriga -56 kraadi sügavalt külmunud. Maakera kliima on hoidnud mõõdukana geoloogiliste ja bioloogiliste jõudude koosmõju, mida mõistetakse veel vähe. Vulkaanipursked paiskavad õhku süsihappegaasi. Laamtektoonika kergitab mägesid ja lõhestab ookeanibasseine. Ilm erodeerib maad ja lukustab süsihappegaasi setetesse. Elusorganismid teevad koosluses oma muudatused. Kõik see moodustab üleilmse kontrolli ja tasakaalusüsteemi. Maa kliima on ületanud vaid mõnel korral mugavustsooni piiri. Kõige külmem periood oli umbes 750 miljonit aastat tagasi ja arvatavasti ka mõnel korral enne seda. Tollast planeeti on nimetatud lumepallimaaks. Snowball Earth refers to a time in the Earth's history when the Earth was entirely covered with ice. That means glaciers on the continents and sea ice covering most of the oceans all the way down to the equator. Lumepalli maaaegu langes temperatuur ekvaatoril -20 kraadini Celsiuse järgi. Ikka veel primitiivses bakteriaalses staadiumis elu elas külmalaine üle, nagu elab ka praegu igikeltsa ja isegi liustike all. Teadlased usuvad, et lumepalli maa põhjustas mandrite koondumine ekvaatoril. Hiiglaslik maamassiiv tõmbas ligi niiskust ja järgnesid suured tormid. Vihm tõi süsihappegaasi atmosfäärist alla ja lukustas erosiooni setetesse. Koos süsihappegaasi taseme alanemisega langes ka temperatuur. Lõpuks said vulkaanipursked jäätumisest võitu, paisates süsihappegaasi atmosfääri tagasi. Kui kliima uuesti stabiliseerus, hakkasid ellu jäänud bakteriaalsed eluvormid paljunema ja fotosünteesima ning täitsid õhu hapnikuga, mis on keerukama elu eeltingimus. 550 miljonit aastat tagasi pääses elu lõpuks valla ning alustas oma mitmekesistumise ja evolutsiooni erakordset teekonda. Miks see juhtus, on endiselt mõistatus.
kuid äärmuslik hoop, mille elu lumepalli maa ajal sai, võib olla osa põhjusest. Once life was established on the Earth, it continued to show evidence that it was extremely adaptable, that whatever harsh conditions were thrown at it, that it was able to adapt to find a way to survive. So even through periods like snowball Earth, life would adapt to those conditions and re-emerge. And in fact, those sorts of conditions were major factors driving the evolution of life on Earth. Järgmine kord, mil maa kliima tasakaalust välja löödi, oli aeg, mil planeet elas varaste kujunemispäevade järel läbi oma suurima vapustuse. About 250 million years ago, 95% of life on Earth disappeared. We think that's because of very large eruptions in the Siberian traps. Maateadlased on kaardistanud Siberis 2 miljoni ruutkilomeetrise ala, mis kattus kuni 3500 meetri paksuse basaltlaavaga. Nad on nimetanud selle regiooni Siberi trappideks. Those eruptions would have put a lot of dust, a lot of sulfur in the atmosphere, cooled the temperature. So this killed a lot of life on Earth. Lõpuks taastus kliima ja ka elu, kuid 90 miljonit aastat tagasi algas maal teadaolevalt kõigi aegade kuumim periood. Ka praeguse põhjapolaarjoone jääkuningriigi sulkusid ringi dinosaurused ja nende ümber müttasid soodes alligaatorid. Mida nad ometi maakera poolustel tegid? Teadlased on avastanud, et süüdi oli taas laamade tektoonika. 100 miljonit aastat tagasi olid mandrid laiali triivinud ja meretase tõusis. Mägede kerkimine aeglustus ning ühes sellega kahanesid sademed ja erosioon. Kuid süsihappegaasi välja paiskavad vulkaanipursked eriti ookeanide keskahelikel ei vähenenud. When continents are splitting apart and you have more seafloor spreading, you're adding more CO2 to the atmosphere and it's not being removed as quickly by weathering of the continents. So it's warmer during those periods. Keskmine temperatuur tõusis ka põhja- ja lõunapoolusel õdusa 12 kraadini. Ning kliima oli dinosaurustele sedavõrd meeltmööda, et nad valitsesid maist elu miljoneid aastaid. Siis 65 miljonit aastat tagasi tegi võimas meteoriiditabamus nende ülemvõimule ootamatu lõpu. Meteoriit jättis endast maha tohutu rohkem kui 150 kilomeetrise läbimõõduga kraatri, mille keskel paikneb praegu Chicxulabi linn Mehhikos. Ka Merida linn asub kraatris, mis täitus miljoneid aastaid tagasi setetega ja avastati juhuslikult geoloogide naftaotsingute käigus 1970. aastatel. Kraater ja selle ümbrus on ka muistsete majade ehitatud vägevate linnade paik. Kuid ükski regiooni hilisem inimlik draama poleks võimalikuks saanud, kui sinna langenud tapja meteoriit poleks dinosaurusi hävitanud. Nende väljasuremine avas evolutsiooni ukse imetajatele nagu meie. Kuid 65 miljonit aastat tagasi polnud maine lava veel inimeste saabumiseks kaugeltki valmis. Süsihappegaasi tase ja temperatuur oli liiga kõrge. Ent meie õnneks ehitas laamade tektoonika maakera kõige võimsama rajatise, mis muutis kliima inimsõbralikuks. Vägeva Himaalaja aheliku. Umbes 60 miljoni aasta eest rammis endisaegne tohutu saar India Aasia mandrit ja algas Himaalaja mägede kerkimine. Mägede kasvades kerkis aheliku taga üles suur maalahmakas, mis moodustas Tiibeti platoo ja kergitas maad põhja pool kuni Mongooliani 2000 kilomeetri kaugusel. Sest peale muutus maakera kliima pöördeliselt.
There's a real belief amongst geologists that the growth of the Himalaya in Tibet over the last 60 million years has led to major changes in the global climate. The Indian monsoon is created when warm air from the Indian Ocean meets the mountains of the Himalaya and dumps the rain on that mountain front. Prior to the formation of the Himalaya in Tibet, there was no monsoon. There was no barrier to the northward progress of the moist Indian Ocean air. Uus mussontuul hakkas kandma Aasia kasvavatele mägedele vihma ja lund. Need erodeerisid kivimeid ja muutsid atmosfääri keemilist tasakaalu. Õhust kadus nii suurel määral süsihappegaasi, et üleilmne kliima hakkas jahenema. See oli sadade miljonite aastate vältel esimene kord maakera kliimal nii oluliselt jaheneda. Kuid enne inimeste ilmumist olid laamtektoonikal varuks veel mõned muudatused. Antarktikas on teadlased teinud jahmatava avastuse, et see üksildane manner maailma põhjas oli kunagi Austraaliaga ühendatud. Siis 40 miljonit aastat tagasi triivisid maamassiivid lahku, muutes täielikult regiooni merehoovusi. Over the last 40 million years, Antarctica became an isolated continent down there, and so the circumantarctic current formed, which isolated that continent so it could cool and start to grow an ice sheet. Antarktika mattus esimest korda jääkihi alla paksusega kuni 4500 meetrit, mis langetas üleilmseid temperatuure veelgi. Seejärel 3 miljonit aastat tagasi liitis uus maasild Lõuna- ja Põhja-Ameerika kokku. Enne seda lahutas kahte mandrit iidne Panama meretee. Kui laamtektoonika oli need ühendanud, suunati merehoovused taas põhjalikult ümber. The Gulf Stream, instead of going into the Pacific Ocean, it actually was then redirected upward in the Atlantic, bringing more moisture up into the North Atlantic, and that's the source of moisture for the ice on the continents up there. 2,5 miljonit aastat tagasi oli temperatuur sedavõrd palju langenud, et algasid pleistotseeni jääajad. Selles jääajastute maailmas, kus mandri jäätumiste perioodid vaheldusid palju soojemate jäävaheaegadega, algas Ida-Aafrika riftivööndis inimese evolutsiooni lugu. Inimkond on elanud viimase miljoni aasta vältel üle 8 suuremat jääaega. Viimane mandri jäätumine lõppes 10 000 aastat tagasi ja praegu elame jäävaheaja lõpul. Keskmine kliima on olnud soe, kuid piisavate variatsioonidega, et jätta oma jälgi inimestele ja isegi tsivilisatsioonidele. Once we entered the warm period we're in now, that started about 10,000 years ago, the changes in climate have been relatively smaller than the ice ages, but they've been big enough that there were droughts and floods and cold periods and little mini ice ages, and that people were still migrating and still having to adapt. Teadlased, kes on uurinud möödaniku kliimamuutusi Guatemalas, on avastanud, et muisse maiade tsivilisatsiooni kõrgajal 3000 kuni 1000 aastat tagasi esines pikki põuaperioode, mis võisidki saada maiade tsivilisatsiooni mõistatusliku hävingu põhjuseks. Kuna üleilmne soojenemine toob inimestele ja ökosüsteemidele taas kaasa tõsiseid probleeme, on teadlased asunud mineviku kliimamuutusi põhjalikumalt uurima, et ennustada ette, mis võib toimuda tulevikus. Üheks parimaks meetodiks on uurida gaase, mis üleilmset soojenemist põhjustavad.
eriti süsinikdioksiidi ehk CO2. Neid gaase võib leida Antarktika iidsetel juustike jääs, mis on sadu tuhandeid aastaid vana. Atmospheric gases get trapped in the ice, and you get these trapped bubbles of atmosphere that are preserved. And so when you take the ice core, you have this sort of ancient atmosphere. And so they can release that and measure the amount of CO2 that was around, and also how it changed since the last ice age. So we know from the ice cores that the natural level of CO2 should be about 280 parts per million. And today it's about 390 parts per million, as humans have been burning fossil fuels and releasing CO2. That's a really big rise. We've never seen this rapid a rise of CO2 in the atmosphere over 100 million years. Nii näib, et üks maa looduslikke süsteeme, kliima, on tõepoolest lähenemas suure murrangu perioodile. Ent kuidas on teiste maakera looduslike süsteemidega, mis põhjustavad maavärinaid ja vulkaanipurskeid? Iceland's most active volcano has started erupting. Kas ka nende puhul võib täheldada kasvanud aktiivsuse perioodi algust? Spewing ash and smoke 12 miles into the air. Tagasi vaadates on iga-aastaste vulkaanipursete hulk jäänud 100 aasta lõikes stabiilseks. In general, the public only hears about volcanic eruptions when they're particularly big, when they kill people. But in fact, there are usually a couple dozen volcanic eruptions going on every month. And some volcanoes have been erupting for dozens of years, like Kilauea, or even hundreds or thousands of years, like Etna in Italy. So there is a lot of variation in terms of sometimes we have really big volcanic eruptions, and then we might go for months or years without one of those. But in fact, volcanoes are erupting around the Earth all the time. Sama kehtib maavärinate kohta. Suuri raputusi magnituudiga enam kui 7 tuleb keskmiselt ette 18 korda aastas. At least 250 people have died after a major earthquake hit southwestern Pakistan. Igal aastal ületab üks neist 8 magnituudi piiri. See arv on püsinud stabiilne alates aastast 1900. Kuid paljudel põhjustel võib näida, et maavärinad on muutunud sagedasemaks. Esiteks registreeritakse ja kaardistatakse neid rohkem. Kogu maailmas jälgib maavärinaid rohkem kui 8000 seismoloogiajaama. 1931. aastal oli neid 350. Maavärinad näivad arvukamad ka seepärast, et rahvaarv on kasvanud ja need jõuavad otse kohe kogu maailma uudistesse. The earthquake that killed 250,000 people in Haiti would only have killed 1/10 that number 100 years ago, and we wouldn't have known about it. This is some of what I saw on the streets now earlier. We hear about these things instantly. When we got in we here, have the live footage of the tsunamis arriving on the Japanese coast, and the whole world knows about it. Registreeritud hiidlainete hulk on viimasel 100 aastal tõepoolest kasvanud, kuid teadlased kirjutavad selle üha paraneva avastamise arvele ja paremate hoiatussüsteemide turvil on hukkunute arv kahanenud. Kas teadlased täheldavad geoloogilise aktiivsuse tõusu? No, the Earth's doing the same thing it's been doing for billions of years. We notice the events more because our more complex society and our far more populated planet are much more vulnerable to these disasters. There's no real evidence that we're living through a period of enhanced activity. In any one area,
there may be regions where we have a few more earthquakes for a few hundred years, and then after that clustering, seismicity will die away. But on a planet-wide scale, there's no evidence for that. Kui vaadata sügavamale maa geoloogilisse minevikku, on toimunud palju suuremaid murranguid, kui inimkond tunneb. 640 000 aastat tagasi purskas Yellowstone'is supervulkaan, 1000 korda võimsam kui St. Helensi tugev purse aastal 1980. Inimese seisukohalt on supervulkaanid üha harvemad. 26 000 aasta vältel pole toimunud ainsatki purset. Maa ajalookroonikas on kirjas ka teisi pöördelisi sündmusi, nagu Siberi trappide teke. Kunagi oli lumepallimaa, mil kogu planeet jäätus. Hilisemal ajal on meie kauged esivanemad elanud üle jääaegade käreda külma, mil Chicago asupaik mattus 1,5 kilomeetri paksuse jääkihi alla. Kui maakera käitubki praegu tavapärasest veidi erinevalt, ei leiaks see sinise planeedi suurte sündmuste annaalides üldse mainimist. Erandiks oleks kliima, mis muutub viisil, mida geoloogilised andmed pole enne näidanud. Inimesed võivad seda mingil määral mõjutada, kuid süvaprotsessid, nagu maavärinad ja vulkaanipursked, ei allu kellegi kontrollile. Nii keskenduvad teadlased võimalustele, kuidas nende võimsate jõududega koos elada ja nende ohtu kahandada. The public would love it if we could provide short-term predictions of hours to days before an earthquake, and we can't do that. But what we can do is provide long-term estimates, decadal estimates perhaps, that should be important to us, to our society, to plan for these events. In my lifetime, there's a 3/4 chance there will be a major earthquake in the Bay Area where I live. And that should be enough to encourage me to plan wisely for that earthquake that I need to expect. Kui maavärinate etteennustamine jääb endiselt tulevikku, on kõige ohustatum Jaapan arendanud siiski välja maailma esimese varase hoiatuse süsteemi maavärinate ja hiidlainete eest. Selle proovikiviks sai võimas maavärin 2011. aastal. Tokyo elanikud said hoiatuse 8-9 sekundit enne maavärinat. At 2:46 in the afternoon, the shaking went on for more than 2 minutes. The closest major city, Sendai. Lähima rannikulinna Sendai elanikud kuulsid tsunami hoiatust 8 minutit enne 10-meetrise hiidlaine kaldale sööstu. Jaapanis on kõrge valmidus ja karmid ehitusstandardid päästnud nende katastroofide ajal arvutult inimelusid ning pealegi näidanud varase hoiatuse süsteem lugematutel inimestel ellu jääda. Jaapani meteoroloogiateenistuse varase hoiatuse süsteemi täiendab vulkaanipursete hoiatussüsteem. Neid on lihtsam ette näha kui maavärinaid. We are getting better all the time at predicting volcanic eruptions, but it's by no means perfect, and it's still a very difficult thing to do. We have much better instrumentation. We can measure the inflation of the ground, seismographs, see how magma is moving up, even temperatures of fumaroles, changes in the gases. So we are getting better all the time. Seniks jätkavad maakera sisemised ja välised jõud planeedi ümberkujundamist, alates sisetuumast kuni pinna kõige kõrgemate tippudeni. Ühelgi meile teadoleval planeedil ei toimi nii palju erinevaid loodusjõude. Meie tänast sinist planeeti on loodud 4,5 miljardit aastat. Ta pole olnud kunagi selline nagu praegu, ega jää iialgi samaks. I think the way the Earth looks now as a planet is
is unique in history, as is almost every period in geologic history, that the Earth is constantly undergoing change. What are the greens? The greens are country roads and the yellows are local roads. From a geologist's point of view, the Earth is really, really interesting because on Earth we see all the major processes that form the surface of a planet actually going on. We have volcanism, we have impact craters formed not that long ago. We have an atmosphere, which means we have liquid water, we have wind, we have erosion, we have plate tectonics on Earth, which appears to be unique in the solar system. So it's very geologically diverse and very dynamic. So I think we're lucky actually to live here.